Hiljuti mul oli töös üks klient, kellel oli tugev sisemine konflikt. Et teda tõmbas üha enam vaimsuse poole, erinevate praktikate poole, sügavama ühenduse poole, vastuste otsimisele. Kuid samal ajal temast tekkis hirm, et mis siis, kui ta kaotab kontakti reaalsusega, mis siis, kui ta ei taha enam raha teenida, et kuidas ta siis oma pere ja lapsi üleval peab. Et see on üsna laiali levinud konflikt, sisemine konflikt. Ja tema lapsepõlv siis möödus vaesuses, raha oli seotud ellujäämisega, tekkinud oli tugev sisemine programm, et tuleb teenida, tuleb saavutada, et muidu ei ole turvaline. Siis samas ta kandis seda perekondlikku mustrit ja seal oli ka teine kiht. Oli hirm raha ees ja alateadliku vaesuse eelistamine. Et kui vaimsus hakkas temast tugevnema, tajus psüühika seda ohuna, justkui peaks valima, et kas raha või siis kõrgemad väärtused. Aga oma töös me läksime sügavamale. Uurisime siis tema rahamustreid, vaatasime, kust tuleb siis see suguvõsa hirm külluse ees ja läbisime kõige hirmutavama stsenaariumi, et mis juhtub siis, kui ta avaneb täielikult vaimsusele. Ja selgus, et vaimsus ei tähenda äralendamist. Ja vaimsus on tegelikult seisund. Vaimsus on tegelikult selgus ja sisemine tugi. Ja kui ta koges seda kogemust, kui ta koges seda läbi, siis see hirm vaimsuse ees kadus. Hirm nagu ära lennata reaalsuse eest kadus ära. Tekkis selline terviklikkus. Et väga paljud inimesed elavad sellise varjatud sisemise konfliktiga, mis ei lase neil vaimsusesse minna. Nad kardavad, et kui nad lähevad sügavusse, siis nad kaotavad materiaalse stabiilsuse. Ja just see hirm peatab nende arengut. Tegelikult. Et kui sa tunned enda seest sarnast pinget raha ja vaimsuse vahel, vastutuse sisemise kutse vahel, siis sellega on võimalik tööd teha. Et kui sa seda tunned, siis julgelt kirjuta mulle sõnumitesse.